Tere tulemast kuulama meie podcasti Teel, kus me räägime üliägedate ettevõtlike emadega elust, ettevõtlusest ja lastest. Ja täna ma olen kohe erakordselt elevil, sellepärast et Aulike on inimene, keda ma tahtsin enda podcasti kutsuda juba siis, kui mul tegelikult podcasti üldsegi ei olnud veel olemaski. Nii et põhjus, miks teha podcast, on see, et siis on võimalik Aulike sinna kutsuda. Ja nüüd täna on see hetk käes ja Auliki on lihtsalt, no ma võiksin vist väga pikalt rääkida, sest kui äge Aulike on, sest ma olen lihtsalt väga suur fänn. Aga Aulikist nii palju, kes ei tea, et Auliki moeteekond algas 2008 aastal. Ja Auliki käe all on valminud mitte üks ja mitte kolm, aga sajad kleidid. Siis nii pruutidele, pidudele, isegi loomulikult presidendi vastuvõtule, see ei ole mingi üllatus, on ju. Ja Aulik on osalenud nii Tallinn Fashion Weekil kui ka rahvusvahelistel moelavadel ja mitte ainult moeloojana, vaid ka modellina, mis on ilmselge, kui sa tal otsa nii et selles mõttes väga-väga mitmekülgne moelooja ja moejagaja. Ja praegusel hetkel siis keskendub Auliki eraklientidele, mis on ülimalt tore ja aitab siis naistel leida just neile sobiva stiili ja riided. Ja ma võin lihtsalt omast kogemusest öelda, et mina ei armastanud üldse shoppamist. Et see kindlasti, ütleme, toidu tegemise järel on see minu kõige vähem lemmikasi, on shoppamine, enne kui ma kohtusin Aulikiga. Sest Aulikiga on shopping lausa suur rõõm, mida ma alati elevusega ootan. Nii et, ja mina ei arvanud, et riietel on ka nii suur mõju. Nii et mina arvasin, et põhimõtteliselt, kui sa teiste inimeste arvamusest ei hooli väga, siis on suht suva, mis sul seljas on. Aga siis, kui Auliki mulle riided valis, siis ma sain aru, et tegelikult on päris suur vahe, mis sul seljas on ja kui palju see võib mõjutada enesetunnet. Sellest ei olnud mul aimugi. Ja lisaks Auliki on mulle mega eeskuju lihtsalt oma suhtumisega, et tal on alati, just eile tuli pikalt üle Atlandi lennult, ei mingit jetlagi, alati särav, nii et Aulik on nagu selline Jack Norris, et lihtsalt Times seal, kus on Aulik ja noh, nii kergusega on ju, et ma ei tea, mitmed sajad kliendid pluss 2 last, kodu, majaehitus, pulmakorraldus, see käib nagu kõik niimoodi mööda minnes. Nii et tere tulemast, Aulik, ja ma olen väga elevil, et sa siis meiega täna oma ägedaid häkke jagad. Tere, ma austus, mul võttis nagu natuke pisara silma, sest et nagu ma ei ootanud nagu sellist sissejuhatust nagu, et nagu sihuke kiidulaul, et ma nüüd ei tea, kas ma kõike seda nüüd täpselt nii olen, nagu sa räägid, aga no ma üritan. Nii et aitäh kutsumast, see on väga suur au olla sinu podcastis. Nii tore, et sa tulid ja kindlasti see kiidulaul võiks olla pikem, lihtsalt tehakse tund aega on ju täis, et jätame sulle ka sõna. Aga Auliki, hästi põnev on alati kuulda, et kui ma vaatan, millise kirega sa teed seda, mida sa teed ja kui palju see sulle korda läheb, kõik need kangad ja valid ja riided ja kõik need asjad, see on näha, et see on nii armas seda, mida sa teed. Et kuidas sa jõudsid sinnani, kuidas sa jõudsid selle moe loominguni ja stilistikani ja kas see on midagi, mis on sul niimoodi väiksest peale olnud, et sa juba pisikesest peale kogu aeg pöörasid tähelepanu, kuidas sa välja näed või see kuidagi on tulnud aja jooksul? Tead, tegelikult jah, see algas vist ikkagi suht nagu varakult. Ma mäletan, et ma kooli ajal joonistasin missikandidaate nagu ja neile igasuguseid kleite selga ja siis sellel ajal oli hästi popp ka Spice Girls. No kindlasti võib-olla on siin meil selle ajastu inimesi ka kuulamas. Siis ma mäletan, ma joonistasin neid ja mulle hästi meeldis joonistada kõiki neid. Kerry Halliwellil olid alati hästi kõrged platvormkingad, punased ja neid. Ja siis ma mäletan, ma isegi müüsin neid nagu koolis mingi, siis oli see krooni aeg, sentide, mingi 50 senti oli üks plakat nagu. Ja mulle hästi nagu meeldis, kuigi tegelikult tuleb tunnistada, et mida ma nagu kooli esimese hooga tahtsin õppima minna, oli hoopis sisekujundus.
Ja ma mäletan seda nii hästi, et ma läksin emaga Tallinnasse ülikooli pabereid sisse viima ja ma olin kindel, et ma panen sisekujundusse need. Ja siis, kui ma olin seal laua taga, siis dekaan ja kõik need lektorid, kes seal olid, need küsisid, et okei, sa tuled sisekujundust õppima, et sulle vist väga meeldib matemaatika ja füüsika. Ja siis ma olin mingi, ei meeldi nagu, et ma panen siia kõrvale hoopis moekunsti siis. Ja kuigi ma tegelikult olin käinud, Võrust olen pärit, käinud näpuringides ja tegelikult nagu õmmelnud ikkagi ennem kooli ajal ja lõpetanud tegelikult ka kooliga koos veel ka Võru kunstikooli, et ma olin siis esimene lend, et Võrus avati kunstikool, kui ma käisin 5. klassis. 9. klassiga lõpetasin Võru kunstikooli ja 12. klassiga lõpetasin veel Võru kunstikooli täiendõppe nagu, ehk siis ma olin nagu väga tugev joonistamises, maalimises, kõiges selles. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et ma siis lähen moekunsti. Ja siis, kui ma läksin välja autosse, ütlesin emale, et tead, et ma ei läinudki üldse sisekunst õppima, et ma läksin hoopis moekunsti. Ema oli lihtsalt mingi sihuke, et kas sa oled segi läinud? et mis asja nagu, et sa oled mingi tellinud mingeid neid, ma ei mäleta, mis see ajakiri oli, mis too aeg käis nagu mingi sisekujunduse ajakiri, mul oli nagu lademetes neid ja siis ma olin mingi siuke, et ei, ma lihtsalt otsustasin ümber nagu. Ja esimene aasta tegelikult oli päris suur struggle nagu minu jaoks koolis, sest et ma ei olnud nagu võib-olla ise ette valmistanud, et ma nüüd hakkan moodi õppima. Ja tegelikult oli meil hästi palju ühiseid aineid sisekujundajatega. Kõik maal, kompositsioon, värviõpetus, kõik sellised asjad olid tegelikult kõik koos nagu. Ja ütleme niimoodi, et kui ma alguses läksin ülikooli, siis ma tundsin nagu, et see tase on nii madal just nagu maalist ja kompositsioonist, sest ma olin nagu nii palju maalinud, joonistanud, et siis mulle nagu tundus nagu, et mis mõttes, miks keegi nagu ei tule ja ei kritiseeri mu tööd nagu, et kuidas ma niimoodi arenen nagu. Ja tegelikult tulebki see välja, et kui ma vaatan nagu kunstikooli töid versus ülikooli töid, siis on ikkagi nagu natuke taandareng, on ju. Aga see ei olnudki tegelikult nagu põhiline ja teisel aastal kuidagi asi nagu võttis selle pöördepunkti, kus ma kandideerisin Supernova konkursile, mis oli sellel hetkel nagu siuke hästi suur konkurss Eestis. Siis ei olnud veel Fashion Weeki ja seal konkursil oli eelnevatel aastatel võitnud ühe korra Liisi Eesmaa, seal olidki Kirill Safonov, Piret Ilves oli seal ja siis, kui mina nagu saatsin kavandit, siis oligi see vist, et ligi 200 kavandit vist saadeti üle Eesti nagu ja 10 ainult sai ja ma olin lihtsalt nii nagu overwhelmed, et mina sain ka nagu sinna selle 10 sisse ja ma jäin 5. Liisi Eesmaa võitis seesama aasta jälle, võib-olla keegi äkki mäletab, tal oli siuke peegel, väikestest peegeljuppidest olid tehtud kollektsioon. Ja Kirill Safonov oli samamoodi see aasta, Piret Ilves oli, Triinu Pungits Tartust oli, et hästi palju nagu neid nimesid tegelikult, kes täna ka veel nagu tegutsevad. Ja see konkurss kuidagi lõi nagu mingid uksed lahti, et koolis suhtuti hoopis teistmoodi, nagu vaadati, ahah, sa oled see finalist nagu. Ja siis hakkasid tulema igasugused mingid pakkumised, et juba siis järgmisel kursusel ma tegin oli selline saade nagu 3 tunniga stiilseks. Senja Fokin tegi seda televisiooniversiooni ja meie siis ühe Annika Vaheriga tegime siis nagu televisiooni välist nagu ja siis mingitel kordadel oli Senja ka meiega koos, et me käisime läbi Eesti peal Rocca al Mare mitu korda, Ülemiste keskuse, Tartu Lõunakeskuse, et tegimegi siuksed 3 päeva hommikust õhtuni intensiivsed päevad nagu. Ja see kuidagi nagu minu jaoks, kes ma tulin nagu põhimõtteliselt koolist, ei olnud üldse nagu seda kogemust. See oli nagu lihtsalt nagu nii hull kogemus, et sa hommikust õhtuni shoppad, hommikust õhtuni sa suhtled võõraste inimestega, sa üritad nagu enda arvamust nagu niimoodi nagu anda edasi. Lisaks see, et meil olid ka juuksurid ja meikarid, kellel tegelikult siis stilist pidi ettekirjutused tegema, et seal oli palju selliseid, kus ma ütlesin, et nii, sulle lõikame nüüd tuka. Ja siis ise mõtlesin nagu, et kui see tukk nüüd talle ei sobi. aga selles mõttes läks kõik nagu hästi ja see oli küll siuke hästi hea kogemus nagu. Ja kuidagi sealt nagu kõik läks ja kui ma kooli lõpetasin, siis ma olin kohe kindel, et ma teen oma õmblusateljee.
ja nii ma ka tegin. Kesklinnas oli siis hästi pikalt, ma isegi ei tea, kas oli ligi 10 aastat või, natuke vähem vist, siis õmblusateljee, kus ma siis õmblesin. Aga kui koroona tuli, siis omanik müüs ruumid ära ja meil ei olnud ruume ja me tegimegi koos sisekujundajatega ka, kes olid koolist. Ja siis ma kuidagi tundsin, et mu õmblustunnid on nagu nii täis tehtud elu jooksul, et kas mul on enam vaja nagu õmmelda, et ma tunnen kuidagi seda, et kui see asi enam ei teeni sind või kui see asi enam sulle endale mõnu ei paku, et siis inimene ei peaks seda tegema. Ma arvan, et meil on väga palju ühiskonnas tegelikult selliseid inimesi, kes ei peaks tegema seda tööd, mida nad teevad. Ja et tööd peab tegema mõnuga. Hommikul peab minema hea tujuga tööle, tulema hea tujuga ja seda ma olen siiamaani nagu suutnud elus nagu säilitada, et ma ei lähe kunagi halva tujuga tööle ja õhtul, kui ma tulen, siis mulle tundub, et mul on rohkem energiat, kui ma hommikul lähen nagu. Et siis kuidagi jah, siis stilistika pool võttis kogu selle osa nagu üle, mis ennem oli õmbluse all. Ülilahe ja nagu ma aru saan, sa tegelikult oled ringiga jõudnud ikkagi ka sisekujunduseni. No seda ma nüüd niimoodi kõva häälega selles mõttes ei räägiks, et ma küll teen natuke niimoodi sihuke hobi korras, aga ma ei tahaks seda nagu niimoodi välja reklaamida, et osadele klientidele jah, olen teinud siin mingeid projekte ja jooniseid ja asju, et aga jah, et ma jah, ei pea ennast nagu sisekujundajaks kindlasti mitte. Ja seda me ei saa väga välja reklaamida, sest muidu sinuga enam shoppingu aega. Jah, ajad on isegi väga kaugel juba. Nii, et vist sügiseni, ma saan aru. Nojah, augustisse juba lähevad jah. No arusaadavalt, sellepärast, et ma ütlen, et see sinuga shoppamine on omaette nagu kogemus, lisaks saab nagu ilusa garderoobi. Aga Auliki, sa oled nüüd tegelikult seda ettevõtlust teinud nii kaua, et kas sul on ka mingid sellised, kui sa mõtled, kui sa alustasid, on ju? Et mida sa oleks tahtnud teada või mida sa oleks tahtnud endale öelda või mida sa tahaksid öelda nendele, kes praegu alustavad ja mõtlevad, et ma ei tea ikka, kas ma hakkan üldse mingit oma asja tegema või? No oma asja tegemine, mina olen see inimene, kes ma ei ole kordagi elus käinud palgatööl nagu selles mõttes, et keegi on minu ülemus ja kusjuures ei, eksin, selles mõttes see oli küll teistmoodi, aga kui ma Võrus olin, siis ma keskkooli ajal olin ühes pubis teenindajaga, aga see oli ka ainult selle põhjusega väga hea, et mu sõbranna oli ülemus. et siis kuidagi seal ei olnud nagu seda tunnet, et keegi hingab sulle nagu kuklasse. Võib-olla see hästi palju oleneb ka iseloomust, et kuna ma olen ikkagi sihuke võib-olla natuke tugevam natuur, et siis, et ma olen hästi aus enda suhtes, et ma ei kujutaks seda ette, et keegi ütleks mulle, et miks sa hilinesid tööle nagu või et miks sa nii teed või miks sa naa ei tee, et siis see oma aja peremees olla on nagu parim, mis üldse nagu saab. Samas selles on ka hästi palju miinuspooli, et kunagi ei tea, mis tegelikult sul see kuupalk tuleb ja kui haigeks jääd, on ju, et siis või kui puhkust tahad võtta, et kõik sa pead ise nagu selle ära orgunnima ja et mingitel juhtudel on see ka võib-olla natuke nagu sihuke saatanast, sest et tööd on vahepeal lihtsalt nii palju ja kliendid on nii armsad, et siis topidki lihtsalt kõik päevad täis, sest et sa ju tahad aidata nagu. Et siis on olnud ikkagi siukseid kuid ka mul, või siukseid perioode, kus mul tegelikult ei olegi üldse puhkust. Näiteks eelmine suvi, jah, põhimõtteliselt mul ei olnudki puhkust, et see oli nii virvarr, mul sündis veel ju, oli beebi, on ju, ja siis meil oli pulmakorraldus ja siis me ehitasime maja veel ja see kõik läks nagu nii suure hooga, et ma täna nagu natuke mõtlen, et oleks võinud võib-olla natuke rohkem puhata, aga samas, mis me enam nagu tagantjärgi. et siis ma arvangi, et võib-olla kõige õigem nagu mõte või asi edasi anda on see, et jonni ei tohi jätta nagu, et ei tohi alla anda nagu. Ja ma leian ka võib-olla seda, et kui inimene ei tee kirega tööd, siis ei tule ka tulemust. Et see kirg peab olema nagu töö vastu, et kui on nagu see, et vaatan, kuidas läheb, proovin nagu, et kas see on nagu õige mõttekäik nagu, millega midagi nagu alustada. Mis need veel sinu põhimõtted on, et mis on aitanud sul ikkagi olla väga edukas selles, mis sa teed? Et üks on see, et et alla ei anna, kirg peab olema. Mis on veel, kas sul on selliseid põhimõtteid, mida sa, ma ei tea, kas teadlikult või alateadlikult
järgid? No ma oma töös olen hästi konkreetne. Sa tead seda, on ju, sina tead. Et selles mõttes ma olen juba siis tegelikult, kui ma õmblesin, oli mul päris palju selliseid olukordi, kus mõned inimesed saatsid mulle pildi ja ütlesid, et soovin sellist kleiti. Ja siis see pilt oli enamasti kellegi Hollywoodi kuulsuse kleit või midagi. Ja ma olin selles mõttes hästi nagu selle aus enda suhtes ka ja ma kirjutasingi vastu, ütlesin, et ei, aga et mina olen moedisainer, et minu jaoks kaob ära nagu see nii-öelda mõte selle asja juures, kui ma kopeerin kellegi teise loomingut nagu, et palun olge head, pöörduge siis mingisse suvalisse õmblusateljeesse, et neid on meil ju Eestis nii palju, isegi mingites Selverites ja asjades, lihtsalt õmblejad, kes teevadki selliseid asju, et selle jaoks ei pea minema nagu moedisaineri juurde. Ja siis on olnud ka olukordi, kus inimene on tulnud, öelnud, et ta tahab sellist lõiget ja siis ma ütlen, et aga sulle ei sobi see lõige. Et noh, sorry, ma ei saa seda teha, sest et noh, sulle ei sobi see. Ja siis ta läheb mujale. See on väga nagu okei, et ega stilistika poole pealt ka, et ma leiangi, et minu juurde leiavad tee need inimesed, kes tahavadki nagu seda brutaalset ausust, nagu nad ei taha seda nämmutamist ja võib-olla kui esmapilgul tundubki nagu, et kuidas sa niimoodi nagu mulle ütlesid, on ju, siis noh, tagantjärgi saab inimene aru, et ma teen seda ikkagi nagu sellest, et ma tahan seda tulemust näha, ma tahan head nagu sellega. Et muidugi saaks ju öelda nagu noh, natuke pehmemalt või kuidagi nagu läbi lillede, aga see ei ole nagu võib-olla mulle nagu väga omane. Et siis ma arvan, et kindlasti see ausus, sest et seda on hästi paljud kliendid välja toonud, et see on just nagu see põhiline asi, mis neile nagu hästi meeldib. Et siis ma arvangi, et võib-olla siuksed väga õrna hingega inimesed leiavad tee kellegi teise stilisti juurde ja see on väga okei, sest et me oleme ju kõik nii erinevad ja muidugi ei saagi kõik ju kõigile meeldida, nii et sellega ma olen ka juba ammu rahu teinud. Ja kõik su kliendid on väga õnnelikud, kui keegi kellegi teise juurde tee leiab, et meile rohkem aegu jääks. Jah, kui siis mõned kliendid nimelt ei ütle, kelle juures nad käivad, siis nad ei taha share-ida. Ja mina olen selle vea juba teinud, et olen jaganud Aulikit liiga palju. Aga samas on ju, et ega head asja ei saa ikkagi ainult endale hoida. Aga see ausus mulle tegelikult meeldib, et sinu puhul, mida ma väga imetlengi, ongi see, et ma tean, et kui sa midagi ütled, siis nii sa ka mõtled ja ei ole nagu lihtsalt, et umbes to make me feel good on ju, ja kui sealt midagi head tuleb, siis on ikka hea tunne. Ja kusjuures vahepeal mul on lihtsalt see ka, et kui kuskile seltskonna lähed, on ju, et noh, on võib-olla selliseid tuttavad, kes ei ole nagu väga lähituttavad, siis need on mingid kuule, vaata, ma ostsin uue kleidi, mis sa arvad? Ja siis mul on mingi ära küsi, ma ei taha vastata nagu, sest ma ei saa valetada. Et nagu, okei, ei noh, jah, siis ta mingi, sulle ei meeldi, jah. Et selles mõttes ka, et mu hing lihtsalt ei saa valetada nagu, et noh, siis ongi pigem nagu see, et ärge küsige nagu. Nii, et kas tahad ausat vastust või ära üldse küsi, on ju? Jah, täpselt. Aga räägime nüüd siis sellest riietumisest, on ju, et meil on ikkagi enamus kuulajaid on sellises rollis, et neil on lapsed, kes on ju just mind siin eile lapseas vildikaga taga, on ju, ehk siis mida Auliki peres kunagi ei juhtu, aga minu peres juhtu. Seda ei juhtu, jah. Et ühesõnaga, et ühest küljest on see, et riided peaksid olema nagu sellised mugavad ja võib-olla mingis mõttes tahaks, et nad ei oleks nagu maailma kõige kallimad, on ju. Ja teisest küljest ikkagi, kuna on meil tegu ettevõtjatega, siis me peame nägema ikkagi esinduslikud välja, sellepärast, et öeldakse, et inimene otsustab 3–7 sekundiga, kas ta kedagi usaldab või ei usalda. Ja tegelikult sellel välimusel on väga-väga suur roll, on ju. Et mida siis teha, kui me tahame olla praktilised, elegantsed ja võib-olla see ka, et kui nüüd, kust nagu üldse pihta hakata, et no enne kui ma Aulikiga kohtusin, no ma ei tea, ma ei julge vist öeldagi, et kus mina shoppasin, on ju, ja kui palju mulle oluline oli, mis kangas see riiv on või nii edasi, on ju. Et aga kust siis hakata pihta, kui inimene saab aru, et okei, on ju, et ma näen, et mul garderoobis nagu kuidagi on selline tohuvabohu, ja võib-olla ka see tunne, et nagu minul oli, et hästi palju asju, aga midagi pole selga panna, nagu hästi paljud naised kogu aeg ütlevad. Ja peale Aulikiga shoppamist mul on see, et nagu vähe asju, aga kogu aeg on midagi selga panna.
Kus siis pihta hakata või kuidas leida seda tasakaalu? Siin oli nüüd hästi palju küsimusi ühes küsimuses, ma saan aru, aga alustame siis sellest, et kust nagu alustada, kui inimene saab aru, et okei, tahaks oma garderoobi kuidagi midagi paremaks saada. Ma korraks tulen veel alguse juurde tagasi, et kui oluline on riietus. Ma tabasin ennast mõttelt, ma käisin New Yorgis vaatamas Moulin Rouge'i või Moulin Rouge'i ja ma jäin korraks mõtlema, sest et seal on ju tegelikult kogu etendus üles ehitatud kostüümide peale. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et huvitav, kuidas see etendus näeks välja siis, kui ei oleks neid kostüüme. No siis ei oleks mitte midagi inimesel vaadata nagu seal. Ja kui tegelikult, kui mõtlema hakata, siis vahet ei ole, mis teatritükis või kuhu sa lähed, siis ikkagi ju on see esimene mulje on ju see, mis inimesel seljas on ju. Et see on paratamatult ja oluline, et ma imestan, kui mingid inimesed, kes on ka kuskil nagu inimestega kohtuvad ja kliendi kohtumised kuidagi ütlevad, et ei, et noh, ma panen mingi suvalise selle selga ja mis siis on, et mul on olnud ka sellised näited, kus inimene ütleb, et aga mis siis on, et vaata, Coldplayl oli ka lihtsalt T-särk seljas, kui ta esines, on ju, ja siis ma mõtlen, et ahah, sa võrdled ennast nagu mis mastaabid on ju. Et võib-olla nagu jah, et ühesõnaga, et me kuidagi peaksime endale teadvustama seda ja mitte see, et ma nüüd ütleks, et kõik peaksid käima mingi ülifansilt ja kõige viimaste trendide järgi riides, et kindlasti mitte nagu, vaid kõige olulisem ikkagi garderoobi puhul, mida tuleks silmas pidada, on kvaliteet. Et sellest kõik algab, et isegi siis, kui sul on, ma ei tea, vale värv seljas või vale lõige või mis iganes, aga kui see asi on kvaliteetne, siis ta ikkagi selles mõttes annab midagi nagu edasi. Et aga kust tuleks alustada? Kõigepealt tuleks vaadata üle, et kui kapis on juba nagu sihuke segadus selles mõttes, et sa teed kapi ukse lahti ja sul tekib nagu see peas nagu error, et mis ma siis nüüd panen, et asju on justkui nagu liiga palju, aga selga midagi pole panna. See on põhiprobleem kõigil. Et ei osata kuidagi esiteks asju kombineerida. Väga tihti on meil valed värvid seljas, et võib-olla ma äkki soovitakski alustada üldse nagu värvi analüüsist. Et mina küll selles mõttes nende aastatega olen nagu by default kuidagi saan aru, mis kaart kellegile läheb, aga neid konkreetseid värve siis ma ikkagi soovitan minna värvianalüüsi tegema, et see on iseenesest väga põnev kogemus juba nagu omaette käia, et kuidas neid värve laotatakse sulle siia ette, kuidas sa näed, mis värv sul selle silmaga klikib, juuksega, nahatooniga ja nii edasi. Et sealt noppida siis nagu välja need enda värvid nagu. Ja siis ma võib-olla leian ka ikkagi seda, et iga inimene võiks käia kord elus stilisti juures, et ma ei ütlegi, et peabki nagu käima, et kui kellelgi on ka võib-olla nagu saab selle nipi kätte või tal ongi nagu see soon sees, et ta tahab õppida, ta tahab shoppamas käia nii, et ta saab aru asjadest, siis see on väga okei. Ja väga palju on ka neid inimesi, kes ütlevadki, et nad vihkavad shoppamist ja nad lükkavadki selle vastutuse stilistile ära, sina ka on ju, mis sa naerad. Et siis see on ka väga fine, et mul on väga palju klientega, kes on nii mees kui naine, nii-öelda siis püsikliendid ja kui tuleb mingi üritus, siis lükkavad mulle selle kutse, ütlevad, et mis me selga paneme, on ju. Et ei pea tegelema kõigega, et see on, alati ma toon seda näidet umbes, et ma ei tea, kui hammas valutab, sa ei lähe sõbranna käest nagu küsima, et kuule, mul hammas valutab, äkki viitsid korda teha, on ju. Et siis täna kuidagi kõik see on nagu nii kättesaadav, et siis võib-olla lihtsalt teha seda eeltööd, et mis stilisti juurde minna, sest stilistidel on ka hästi erinevad mingid põhimõtted, stiilid, asjad, et võib-olla leida nagu see enda oma nagu. Aga mille järgi siis valida, et lihtsalt vaatad umbes Insta-kontot, vaatad, kes klikib, mille järgi sina soovitad stilisti? Jah, põhimõtteliselt küll, et mul on olnud siin kliente, kes on võib-olla tulnud nagu ka üle kellegilt, aga mitte üldse võib-olla sellepärast, et oleks nagu halb olnud, vaid lihtsalt nad ütlevadki, et aastatega on nagu nende soovid ja maitsed nagu muutunud ja stilist siis nagu teenis neid võib-olla siis eelnevatel aastatel, et nüüd on aeg nagu vahetuseks, et see kõik on väga fine nagu. Et võib-olla jah, et vaadata seda stiili, vaadata võib-olla stilisti ennast, ma mõtlen just, et ju selles mõttes ka, et võib-olla siin paralleeli tuua, et
kui sa lähed, ma ei tea, meikari juurde või juuksuri juurde, siis sa ikka natuke vaatad ta töid, on ju, vaatad teda ennast, on ju, et siis võib-olla nendest, et kas tekib see mingi haakumine või mingi energia, et ma arvan, et see on selles mõttes lihtne nagu otsustada. Lahe. Et nüüd lähme siis sellise põneva teema juurde. Nagu sa mainisid ka, et see kvaliteet ja materjalid on ju. Ja ma mäletan, kusjuures mul oli selline juhus, et üks inimene kallistas mind ja siis ütles, et issand, sellest nagu kampsunist õhkub kvaliteeti, kelle arvata Kui on ju. tore! Et kuidas siis valida sellised riided, millest lausa õhkub seda kvaliteeti, mida peaks kindlasti vältima, mida peaks, sest ma ütlen, et nii suur vahe, et nende riietega, mis sina oled aitanud mul osta, on ju, ma ei higista, mul on nagu hea olla, on ju. Kui varem mulle tundus, et ma pean iga päev riideid pesema, ma saan kõigega ainult üks kord käia, siis kõik need nagu uskumused on täiesti muutunud ja ma saangi aru, et tegelikult nagu ja ka head riided nagu kestavad, aga mille järgi siis nagu valida seda? Välja arvatud siis, kui sul hästi palju neid markereid on kodus, millega oi, kui tore see kommentaar oli. Ja valida tuleks kvaliteedi järgi ja ütleme, et see on hästi suur ja põnev maailm nagu minu jaoks. Et kõigepealt võib-olla ma suunaks inimesi ja kutsuks üles inimesi silte vaatama riiete sees, et väga palju on inimesi, kes üldse ei vaata silte. Neid ei huvitagi, mis materjal see on ja palju on inimesi, kes võib-olla ei ole tundliku nahaga, neil ongi suva, kas neil on kangas, on polüester või on kašmiir või siid, et nad ei tee võib-olla seda vahetki. Aga võib-olla, et kui sa vahet ei tee nagu naha mõistes, siis vahet sa teed kindlasti talvel. Et mul oli üks klient, kes ütles, et ta käib nagu kubujuss talvel riides, sest tal on kogu aeg külm nagu. Aga tal oligi kogu aeg külm, sest et tal oli polüestri kihi peal on ju, ja siis oli veel, ma ei tea, mingi polüestri mantel ka veel peal ja siis sul ongi külm. Ja siis, kui me ostsime talle õiged asjad, siis ta mingi aasta pärast kirjutas mulle, et tead, Aulik, et ma ei saa aru, mul on kogu aeg nagu nii soe nüüd. et ta ei saa enam panna nagu nii palju kihte selga, sest et tal hakkab palav lihtsalt nagu, et tal on neid kihte oluliselt vähem nüüd. Ja sealt tulebki tegelikult nagu see vahe võib-olla inimese jaoks, et võib-olla nagu koheselt sa ei näegi nagu võib-olla seda mõju, aga pikemas perioodis nagu näed ja just ka nagu raha kulutamise mõttes ka. Aga siltide poolest siis kõik, mis on naturaalne, on hea. Alustades siis tavalisest villast, näiteks minul on praegu villakampsun, kašmiir, puuvill, lina, viskoos, lajutsel, kõik need on väga head materjalid ja et kui need juba selles mõttes on head, et siis tegelikult ka ma arvan, et kui juba villa ja kõike seda osta, et siis juba nendel kangastel on natukene nagu juba by default see kvaliteet ka, mitte just küll alati, et isegi kallimatel brändidel võib olla, vaatan siin Helina Kalda ka kirjutab kohe meil siin on ju, aga jah, et see materjal ja kvaliteet on nagu suures pildis ikkagi kooskõlas, aga mitte tihti. Ja nüüd, kui inimene mõtleb, et oi, et keegi siin ekraani taga, et oi, ta räägib nii kallistest asjadest, ma ei jõua neid asju osta. Need ei ole tegelikult üldse kallid, kui otsida nagu seda, et kui tõesti ei ole selles mõttes rahakott seljas nagu, et kotiga seljas, et siis võib lihtsalt otsida netist või leida mingeid soodukaid või second hand järelturg on ju, mis on meil ju ka Eestis tegelikult kõik ju kättesaadav. Et siin on väga hea näide, siin kuu aega tagasi tegin Tartus koolitust ja rääkisin materjalidest, andsin katsuda veel, et inimesed tunnetaksid seda materjali nagu käe all ja kõik. Ja siis üks inimene, kes oli seal koolitusel, järgmine päev kirjutas mulle, et tead, Aulik, ma läksin kohe järgmine päev Sekkarisse ja leidsin kašmiiri kampsuni 10 euroga nagu. Et näitas mulle, saatis mul pildi veel sildist ja kõik on ju, et see on võimalik nagu leida kas järelturult või siis kaubandusest soodukatega netist tellida, et need võimalused tegelikult on head ja lõppkokkuvõttes see hinnavahe võib tulla ainult seal mingi paarkümmend eurot nagu, mis ei ole tegelikult suur, pannes nagu kaalukaussi selle, et kui palju see kestab. Et ja kui palju kestab siis nii-öelda see polüestri kärakas. Nii et ühesõnaga, et tegelikult see on selline müüt, et kvaliteet on alati hästi kallis, on ju?
Jah, selles mõttes, et noh, mingitel juhtudel see on nii paratamatult, aga see ei pea olema niimoodi, sest et noh, meil on kasvõi kaubamajas näha, et meil on seal väga-väga kalleid brände ja siis, kui sa hakkad silti vaatama, siis on 100% polüester. Et okei, seal on küll võib-olla see asi taga, et see on taaskasutatud materjalidest recycled tehtud ja kõik, aga nagu noh, the end of the day ta on ikkagi polüester, noh, selles mõttes, et ja ma väga soovitan kõikidel inimestel vaadata Netflixist sihukest dokumentaali nagu Buy Now, kus seal ei ole selles mõttes kogu see jutt ainult rõivatööstusest, vaid seal on ka kõik muu, aga seal on pigem ongi nagu see, kuidas me elame lihtsalt nagu nii ületarbimise keskkonnas, et me kogu aeg ostame ja ostame nagu, et siis selle poolest ma ka nagu pigem soovitan ka seda järelturgu ja kõike seda, et sa võtad vähemalt kellegi teise asja, et sa ei tekita justkui nagu seda müüki keskkonda nagu juurde. Ja, et pigem siis mitte niipidi, et noh, kvaliteet ikkagi maksab, on ju, aga selles mõttes sa võid ka leida odavamaid alternatiive, sa oled loominguline, aga et kallis alati ei tähenda kvaliteeti, et kui sa võtad kalli asja, et siis ei tähenda see, et ma tean, sa oled ka seal õmblusi ajanud taga ja vaatad. Ja no selles mõttes jah, et need tihti on ka nagu see, et kui mingeid asju vaadata, siis noh, kuna mul on see õmblustehnoloogia pool all, siis ma ju tean, mis pidi õmmeldakse kangaid kokku, kuidas masin veab mingit kangast, kuidas tald masinal töötab, et siis on näha ikkagi mingitel juhtudel, kuidas on kasutatud nagu valet tehnoloogiat asjadel, et alumised ääred lokivad kõik või siis siin on õmblused, mis on pealt läbi õmmeldud, kõik lokib, et siis mina käin juba ammu nendest asjadest nagu kaarega mööda, et kaugelt näed juba ära, aga see näitab ka tegelikult kvaliteeti, et võib-olla ka näiteks kui te lähete nüüd, kes siin kuulavad, et kuskile külla kellegile või kuskile suuremasse seltskonda või kas või linna peal kohvikus istudes, et siis vaadake inimeste õmbluseid, et millised need on, et kui puhtad need on, nagu, et kas kuskilt kakuvad mingid ääred või üleüldse näiteks küljeõmblused või mingid siuksed asjad, et see on tegelikult nagu põnev jälgida ja tegelikult saab juba siis aru, kas tegemist on nagu kvaliteetse asjaga või mitte. Väga lahe. Aga mis võiksid siis olla need sellised põhilised asjad, et mis igal naisel võiksid olla garderoobis, on ju, et kui sa ütled ka, et ei tasu endale liiga palju on ju kokku kuhjata kõiki asju ja üle tarbida, aga mis võiks kindlasti olla? No võib-olla sihuke basic, et praegu on hästi sihuke pop teema, juba aastaid olnud see kapselgarderoob. Meil võib-olla 4 aasta ajaga kliimas seda kapselgarderoobi võib-olla natuke nagu neid itemeid on liiga vähe meie jaoks, et meil on siin talved ja sügised ja kevaded ja suved ja kõik, et siis võib-olla on natuke vähe, aga selles mõttes saab nagu toimima. Et kindlasti võiks seal olla paar paari väga häid istuvaid pükse, kõigepealt siis teksad on ju, siis võib-olla mingi viigipüks. Viigipüks täna kindlasti ei ole enam see viigipüks, mis ta oli aastaid tagasi, et ainult kontori viigipüks, et täna need trendid on läinud nagu nii laiaks, et viigipüksiga võid sa vabalt panna tossu jalga ja ma ei tea, nokamütsi pähe ja nahktagi selga või mingi jope isegi peale. Et siis kindlasti püksipaarid, ütleme, et mina ütleks, et kindlasti võiks olla ka seal valge püks, sest et nii kui meil tuleb päike, me oleme tulnud sellest mustast august välja, talveaugust, et siis me tahame ju miskit värsket nagu, et siis see valge püks lööb meil särama ükskõik mis asja, mis meil siis ülevamal pool on. Et see on ka minu arust nagu siuke item, mis peaks kindlasti olema, vahet ei ole siis, kas see on siis straight lõige või lai lõige. Skinniga lihtsalt praegusel hooajal on see, et skinni ei ole teema ja arvatakse, et skinni võib-olla ei tule tagasi enne 3 aastat. Aga ma ütlengi, et kellel on skinni püks, las ta siis olla, las ta ootab oma aega. Et ei pea võib-olla ka nagu seda nii järgima, aga siis järgmised asjad kohe kindlasti valged T-särgid, mustad T-särgid, valge T-särk, aga siinkohal jällegi, et ta oleks heast materjalist, et ta oleks natuke paksem puuvill kui see tavaline lörakas, hästi kerge puuvill. Et siinkohal ma soovitan kindlasti Haru T-särke, Eesti bränd, et
nende see puuvill on paksem ja seal on ka elastaani sisaldus sees. Esiteks on veel tegu veel ka ökopuuvillaga vist nende puhul. Et kõik mingid sellised väiksed asjad, lisaks tuleks vaadata T-särkidel kaeluse sooniku laiust, et kui on hästi kitsas, hakkab kohe pärast pesu laperdama, on ju. Laperduse kaelusega ei lähe enam kodust välja, jällegi mis see siis rääbakas on ju. Et mingid sellised väiksed detailid, mis tegelikult nagu annavad selle suure pildi. Et siis ütlemegi, et siis võiks olla kapis kindlasti must pleiser, ehk pintsak ja mingi heledam. Et juba neid kombineerida, et kui neid juba võtta, näiteks üks päev paned valge T-särgi, heleda pintsaku, teksa, teine päev paned jälle selle valge T-särgiga tumeda pintsaku ja mingi muu püksi nagu sealt. Et neid kombinatsioone on nii palju, mida nagu lõppkokkuvõttes nagu teha. Ja see võti peitubki selles, et kui need asjad kõik on väga hästi istuvad ja väga kvaliteetsed, siis sul ei teki tegelikult ka vajadust enam minna nagu nendesse Kirmoja poe ketipoodidesse, sest et kui sa lähed sinna, siis see tundub sulle lihtsalt nii turukaup juba, et kõik see kvaliteet ja see käsi enam ei tõuse võib-olla ostma nagu neid asju. Et või kui ongi näiteks see, mõned kliendid ütlevad mulle, ma tahaksin midagi osta, mul tegelikult midagi vaja ei ole, aga ma tahaks nii osta midagi. Et siis ma ütlengi, et aga nagu siis mine second hand poodi või ketra seda Jagat või Vestiairet, mis on meil nüüd, Vestiaire on siis maailma mõistes siis järelturu äpp on ju. Et ketra seda, osta sealt, et siis on vähemalt see, et kui sa midagi ostadki, sa ei osta nagu seda, mis on nagu siis uus asi, vaid sa ostad kellegi vana ära. Mis võib ka olla uus asi, on ju, sest paljudel on ju meil asjad kodus, mis ripuvad siltidega, on ju. Et siis need asjad ja ütleme, kui me jõuame nüüd näiteks jalanõudeni, siis võiks olla kindlasti valge kets, must loafer ehk siis mokassiin, nude stiletto, et need on ka kõik jällegi nagu siuke hästi basic, mis meil kuidagi on siuke nagu must be, võiks olla kapis ja selle pealt liugu lasta nagu trendidesse ja aastast aastasse on väga kerge nagu, et võib-olla lihtsalt mingeid detaile osta nagu võib-olla aeg-ajalt nagu juurde, et ja tegelikult ei olegi rohkem vaja, muidugi kleit ka on ju, et kleitid, osad inimesed on hästi kleidi inimesed, et siis võiks olla ka neid, et aga ma ütlengi olenevalt inimesest, et kui keegi ütlebki, et ta ei ole kleidi inimene, siis siis on nii. Et jah, et tegelikult ei ole üldse nagu palju vaja, et võib-olla mis inimeste nagu ka probleem võib-olla, mida ma näen hästi tihti nagu kappides on see, et hästi palju on emotsiooni osta nagu, et mul on olnud siin juhte, kus klient ütleb, et mul oli tööl lõuna ja siis ma lõuna ajal käisin poes, ma tahtsin nii midagi osta, et ostsin nagu ostmise pärast nagu või siis nagu see, et teenindaja määrib pähe, ütleb, et oi, see on nii ilus, see nii hästi sobib sulle. Kuidas ta sobib, ei sobi ju nagu. Et siis hästi palju on nagu seda emotsiooni ostu, siis on ostu ka sellised osta, mis mõeldakse, et käib kah, ma ostan selle ära nagu, et ta on ju nii odav, et soodushind ka on ju, aga jällegi toonitan, et me ei osta asju sellepärast, et ta on odav, miks me ta ostame sinna kappi, kui ta odav, kui ta kunagi meile selga ei jõua nagu, et esiteks me raiskame raha, teiseks me reostame keskkonda, võtame kapist ruumi ära on ju, et kõik mingid sellised asjad ja tekitame kappi müra juurde, mida meil tegelikult vaja ei ole. Et siis kuidagi jah, need on nagu sellised põhiprobleemid ja siis, mis võib-olla kõige suurem probleem on see, et meil on hästi palju peas enda mingeid komplekse, traumasid, asju, miks meile üks või teine asi juhuks nagu ei sobi. Tegelikult sobib, aga see on meil enda peas kinni, et see ei sobi. Et küll meil on jalad paksud ja küll meil on, ma ei tea, sääred paksud ja küll meil on, ma ei tea, mis iganes. Ma olen hästi palju huvitavaid asju kuulnud. Et vahepeal lihtsalt on, selline lause, seda ma polegi veel kuulnud. et hästi palju, aga ma saan ka ühelt poolt nagu aru, et eks meil kõigil on nagu selliseid päevi, kus me tunneme rohkem, et oleme paistes ja nii, et ühelt poolt ma saan aru, aga teistpidi võib-olla hakkab see mingil määral hästi palju piirama meie nagu seda vaadet nagu riietele ja seda ostmist nagu, et jah, et siin võikski selles mõttes rääkima jääda, aga jah, et ütleme niimoodi, et ei ole nagu palju vaja, et need asjad juba, mis ma loetlesin ja võib-olla ülariietest rääkida, et kindlasti üks korralik mantel võiks olla, mis kestaks nagu aastast aastasse ja ma ei räägi siin võib-olla 2 aastast, et kindlasti +5 aastat võiks kesta nagu paks mantel, kas siis villa ja alpaka koostisega või midagi sellist ja näiteks nahktagi
mis on ka meie kliimas, üldse jakid meie kliimas kuidagi sihuke väga vajalik, sest et alati on see probleem, et mida ma peale panen. Noh, et panen küll mingi pluusi, aga mis ma peale panen? Noh, et midagi pole peale panna. Ja just võib-olla ka need pikkused, et inimesed on harjunud katma ennast nagu hästi suurte riiete alla. See on ka üks probleem, mida ma näen nagu igapäevaselt, et mida suurem asi, seda rohkem see katab mu keha, seda mugavamalt ma ennast tunnen, sellepärast et muidu äkki keegi vaatab mind, et ma olen paks, äkki mul siit pigistab kuskilt, äkki mul tuleb mingi volt üle nagu, et noh, sellised probleemid ka, aga tegelikult on see huvitav, et noh, mina näen inimesi hoopis teistmoodi, mina näen nagu, kui need inimesed, kes minu juurde jõuavad, on nii ilusad kõik nagu, et see on huvitav, kuidas keegi näeb ennast nagu võib-olla teistmoodi ja ei usu ka võib-olla oma elukaaslast, et hästi palju on tehtud kinkekaarte nagu meestelt naistele ja siis pärast need mehed nagu kirjutavad, et issand, et nagu nii tore, et ma olen talle kogu aeg sedasama rääkinud, aga mind ta ei uskunud nagu, et siis võib-olla ongi lihtsalt vaja nagu kedagi nagu välist, kes ütleb sulle seda, et kui võõras ütleb, et siis tundub see võib-olla nagu noh, natuke reaalsem kui see, et kodus keegi kaagutab sulle, et kuule, sa oled nii ilus nagu. Et jah, et siis need basic asjad muudavad nagu palju ja teevad nagu kogu seda olemist ja asja nagu visuaalpilti nagu paremaks, kui need on kvaliteetsed, hästi istuvad ja õiged värvid ja õiged asjad inimesele. Ma arvan, et see on Aulike sinu kindlasti üks selline supervõime, et sa suudad nagu inimesed panna ennast väga-väga hästi tundma ja ilusana. Nii et see on nii lahe ja ma näen, kuidas sa ka nii siiralt alati kõigi kohta kirjutad, issand, ta on nii ilus inimene ja nii edasi. Mul on ka see on huvitav, sest et tõesti nagu mul ei ole ühtegi koledat klienti nagu, et see on nagu naljakas veits juba nagu, et ma nagu mõtlen, et mis toimub, vaata, et ei ole nagu jah, nagu kedagi nagu sellist, et ma mõtlen, et oi, siit ei saa küll asja. Aga tegelikult inimesed ongi ilusad, et tuleb leida ju see õige väljund ja tuuagi välja inimeste nagu need õiged ilusad asjad, et nagu rõhutada seda, mis on hästi ja varjata seda, mis on halvasti nagu. Et ma arvan, see on ka nagu sihuke põhiline asi. Muidugi, et kui sa rääkisid praegu, et mis on, mida nagu võiks kanda, mis võiks olla, kui sa vaatad tänavapildis, mis sinul on siuke, et see võiks küll kaduda nagu, et... No number üks asi, retuusid. Ma saan aru, et see on nagu emade grupis ja ma olen praegu emade grupis siuke hästi mugav asi, mida hommikul jalga tõmmata, nii mõnus on ju, viskad mingi suure pusa peale või teine asi, mingi suure kardigani, mis on veel mingi põlvini ja siis nagu oi, ja siis on selgitus, et see on ju nii mõnus, see on ju nii sossuna. Aga jah, ma saan aru ka, et retuusid tänasel hetkel on ka jube trend nagu, aga see on trend siis, kui seda õigesti kombineerida. Et antud juhul võib-olla lihtsalt see retuusimaailm on ka nagu meil võib-olla mingi natuke sihuke mugavustsooni nagu minek. Et noh, need ma tõesti kaotaks nagu ära, et ütlen käsi südamel, mul ei ole ühtegi retuusi kodus endal. Välja arvatud treniretuusid, mis on ka, ma pakun mingi 10+ aastat vanad, sest et ma ei näe lihtsalt pointi osta nagu uusi, miks. Ja võib-olla mis nagu veel, noh, mina isiklikult lihtsalt mulle ei meeldi ka kroksid, on ju, aga noh, see on ka selline trendi teema, eks ju, et nad ei ole lihtsalt nagu naiselikud ja siis järgmine bränd, mis ka on minu jaoks õudus, on Barefoot bränd, et tean, et paljud ka ikka kiidavad seda just nagu mugavuse pärast, aga noh, mugavaid asju, mugavaid jalanõusid on veel, et see ei ole ainukene, aga ma isegi praegu vist ja muidugi kõik igasugune kunstnahast tagid. Jah, issand, need püksid ju muidugi, need on number üks. Need püksid, mis on niisugused läikivad, nad on justkui teksad, aga nad ei ole teksad. Ma arvan, ilmselt kõik teavad nagu neid pükse, millest ma räägin, niisugused mustad ja taskud on taga ja nagu näevad välja teksad, aga läigivad ja niisugune vakstu materjal nagu. Ja siis ma alati nagu mõtlen, et kuidas see jalg sul seal sees haudub, sest et see ei anna ühtegi õhupiiska sul läbi sealt. Et noh, võib-olla neid on nüüd vähemaks jäänud, et need olid mingi aeg hästi popp, aga jah, see kunstnahk on küll nagu selles mõttes, et ilmselt nagu looduse mõistes ka kõige
kõige killer materjal, sest et kui kunstnahk muutub vanaks, siis ta hakkab nagu pudenema ja eraldab siis mikroplastikut. Ja tegelikult ka miks on polüester hästi halb, on see, et kui me polüestrit kodus peseme masinas, siis iga kord pesutsükliga eraldub sealt mikroplastikut, mis jõuab tegelikult meie kanalisatsiooni, lõpuks jõuab see loodusesse. Et see ei ole ainult nagu see, et ma vihkan seda polüestrit sellepärast, et see on nahale halb, mis ta ka nagu on, vaid ka sellepärast, et ta ei idane, ei mädane ja reostab ka, on ju, et siin on nagu väga palju jah, muid aspekte ka nagu juures, aga ma ütlengi, et ma alati klientidele toonitan, et kapi reegel võiks olla 80-20, see ilmselt kehtib ka hästi paljudes muudes asjades, et kui meil on siin mingeid treenereid, kes kuulavad, siis minust ka toitumises ja treeningkavas on see 80-20 sees, et 80% peaks moodustuma kapis sul siis kvaliteetsed asjad, head materjalid ja kõik, ja siis 20% võivad olla siis, ütleme siis, toon näite lihtsalt näiteks litter, pärlid, samet, narmas, mingid sellised asjad, mis meil ei saa kuidagimoodi olla, eks ju, naturaalne, sest et litter oma olemuselt lihtsalt on plastik. Aga samas ka ei saa võtta ära ka võib-olla elu elamist, et kui meil on festive season, näiteks jõulud või aastavahetused, ikka tahad ju litrit kanda või pärlit või narmast, on ju, et siis need võiksid nagu kapis olla ja võib-olla ka siis need üksikud asjad, kus lõige ja kvaliteet kaalub üles materjali. Et näiteks kui meil on mingi taaskasutatud polüestrist kleit või pluus, mis on väga kvaliteetne ja istub sulle, kõik muu on õige, aga ainult see on nagu vale, et siis mingid üksikud ostud võivad nagu olla need, aga mitte nagu palju, et meie see nii-öelda see igapäeva outfit võiks olla ikkagi nagu naturaalne ja hea nagu. Et siis jah, see on nagu see reegel, mida ma ka nagu alati siis nagu räägin. Et nii-öelda kvaliteet over kvantiteet on ju? Ja kindlasti. Ja kusjuures on riietepuudega ka see, et tihti on mul nagu kliendid, kelle kappi ma jõuan, et on need sametist hästi peenikest riidepuud on ju, ja siis nad ütlevad, et ei, aga see on ju hea, et need on ju nii peenikesed, mul mahub siis ju asju kappi rohkem. Sul ei pea asju kappi rohkem mahtuma, nagu miks sul on kapp vaja üle kuhjata, nagu meil on vaja, et oleks kapp selliselt, et sa saad lapata ja et iga puu peal oleks sul asi, mis nagu reaalselt loob sul mingit väärtust, mitte see, et nagu võidab see surres, kellel kõige rohkem asju kapis on. Ei, et kuidagi see on ka nagu hästi vale mentaliteet ja lisaks on need sametist riidepuud halvad pintsakutele, pluusidele, kampsunitele, sest need venitavad ära need õlakohad siit, et siia jääb see koht sisse, et kampsun tahab ikkagi laia toestusega puud. Et see on ka põhiprobleem alati kappides. Ehk siis ma saan aru, et võiks ka loobuda plastikust ja selle keemilisest puhastusest tulnud. No vot keemilise puu, see on nagu ka minu see nightmare nagu, et keemilisest puhastusest tulnud metallist riidepuu on mõeldud ainult selleks, et sa transpordid ta nagu sealt keemilisest koju ja siis sa võtad selle kohe ära nagu. Et need puud ei tohiks mitte kunagi jõuda kappi. Et see on veel next level low nagu low next level. Et see jah, seda ei tohiks üldse sinna jõuda. Nii et väga lahe, et ühesõnaga vähem on rohkem ja see on kvaliteet see oli nagu hea mõte, mis mulle meeldis, mis sa välja Auliki tõid, et tegelikult see ei ole, kui mina räägin, et ma tunnen ennast nii hästi nendes riietes on ju, aga et tegelikult ka keskkonnale on parem ja just see, et kvaliteet kestab ka kauem on ju, et siis sa ei pea iga aasta ostma nagu uut asja, vaid sa tegelikult saadki kanda neid asju aastaid ja isegi kui ta on kallim, siis tegelikult see on nagu päris hea investeering iseendasse, mina tunnen, ja tegelikult ju meie keskkonda ka. Et see on nagu väga lahe mõte. Mul oleks veel miljon küsimust, aga ma tahaks veel küsida selle kohta ka, et nagu sinu enda kohta ikkagi, et sul on 2 last on ju ja üks on veel päris pisike ja teine ei ole ka teab mis nüüd suur on ju, ja siis selle kõrvalt sa suudad ikkagi nii palju pühenduda kõigile teistele naistele, sa just see ka, et
et sa vastad hästi alati, noh, täpselt see, et Aulik appi, mis ma selga panen ja sa nagu vastad ja sa päriselt leiad selle aja ja hetke ja pluss need shoppingud, mida sa teed, on ju, siis ja kõik muud projektid ja mulle tundub, et sa oledki hästi palju oma sõprade jaoks olemas ja sõbrannade jaoks olemas, et kuidas sa seda kõike oma päeva ära mahutad, on sul mingid põhimõtted, mingid aja järgimispõhimõtted, mingid prioriteedid, et ma lihtsalt vaatan sind ja peale selle sa kõige selle juures oled veel nii positiivne, mitte et sa kordagi ma ei ole kuulnud, et sa ütleks, et mul ei ole aega, vaid kuidagi, et ma olen noh, et kuidas, Auliki? Ma pean siinkohal vist ikkagi tooma välja selle, et minu abikaasa, nüüd juba abikaasa, võimaldab seda kõike selles mõttes, et meil on nii hea tiimitöö ja ma pean ikkagi ütlema, et see elu, mida ma elan täna, on ikkagi suuresti võimalik tänu sellele, et ta võimaldab mulle lihtsalt nii palju seda minu enda aega. Ka praegu meil on graafik pooleks tehtud selles mõttes, et mitte, et ta istub kodus, vaid ta teeb ka tööd ja mingid päevad on sellised reaalselt, kus me lehvitame üksteisele autost, et tšau, ma nüüd lähen ja tema tuli nagu. Et jah, eks on muidugi olnud meil raskemaid aegu ka ja kui meil oli siin nüüd selle maja ehitus, eelmise maja müüsime maha ja siis meil jäi nagu sihuke väike puhver vahele, kus me olime kodutud ja mina sõitsin Võru ja Tallinna vahet ja ühesõnaga, et on niisugust raskemaid aegu ka olnud, aga ma ei ole kunagi tundnud, et ma oleks läbi põlenud või ma oleks jubedalt väsinud ja ma arvan, et see võti ongi nagu see, et kui sa teed asja, mis sind ennast nagu toidab, siis kuidas sa saad olla nagu väsinud või nagu, sest mul annab ju nii palju juurde see energia, et kui ma näen seda muutust või midagi, et võib-olla siin on ka see, et meil oli ühe tuttavaga vestlus kunagi, et tema töötab analüütikuna, kusjuures tema naine on ka, peaks praegu kuulama seda, et nii, et tšau Anette. ja siis ma jäin kuidagi pärast seda mõtlema, et ta ütles, et ta näeb enda töö tulemusi võib-olla alles mitme kuu pärast, nagu võib-olla üldse poole aasta pärast või aasta pärast on ju, et sa iga päev teed midagi, aga sa ei näe tulemust. Ja minu puhul siis ma mõtlesingi, et issand, ma olen nii õnnega koos, et ma reaalselt ju näen tulemust, ma näen seda tulemust ju nii ruttu ja lisaks nagu see, kui inimene kirjutab mulle hiljem, et issand, ma saan nii palju komplimente, see on jälle mulle nagu see energia nagu, et jess nagu, et kuidagi ma arvan, et see on nagu see võti minu jaoks ja ma ei ole võib-olla oma loomult ka nagu sihuke halaja või sihuke, et ma olen väsinud ja niimoodi, et mul on hästi ruttu läheb mingi asi üle, et kui ma nagu ongi ma ei tea, mingi raskem periood või midagi, siis ma mõtlen, mida ma halan, tegelikult on mul hästi kõik nagu. Et võib-olla ka natuke mõelda nagu maailma mõistes välja, et kui sul on näiteks, ma ei tea, mingi peavalu või täna, ma ei tea, kukkus piim maha või midagi, et siis tegelikult sellest ei ole nagu midagi, on ju, sest et mujal maailmas on ju inimesed, kes on oluliselt hullemas olukorras, on ju. Samas jälle, keda me võrdluseks võtame, on ju. Ja võib-olla ka see, et mul vanaema, kes on 98 sai nüüd just, ja tema on ju üle elanud küüditamise sõja, tal suri laps sünnitades ära ja ühesõnaga ta on jõhkra elu läbi elanud. Ja siis, kui ma vaatan teda täna, kui nagu normaalne ta on nagu, ja kui nagu särav ja kuidas ta nagu igat detaili ajab taga ja kõik ja terve mõistuse juures, siis ma mõtlen, et mis minu elul viga on nagu, et ma tulen ju perest, kus mind ikkagi väga ju armastati, on ju, mul oli nagu tore lapsepõlv ja mul on täna 2 väga toredat last ja nagu üliäge abikaasa ja kõik, et nagu, et mida ma nagu, et mis mul siin halada on vahepeal, kui ma tunnen natuke väsimust nagu, et kuidagi võib-olla asi on, ma leian hästi palju ikkagi, et asi on ikkagi suhtumises ja selles mindsetis, et ma isegi tegin endale, kus mul see kaamera, tegin endale tätoveeringu, kus on mindset sõna, et ma aeg-ajalt tuletaks endale lihtsalt, see on mul vanaema pärast tehtud, et tuletaks endale meelde, et kõik on peas kinni nagu. Üliäge, nii et see ongi, ma arvan, see, miks inimesed sind nii armastavad ja sinuga shoppamist, et tegelikult seal ei saa ainult ilusad riided, vaid saab seda Auliki mindseti ka pandud üle, on ju.
et tegelikult see on hästi oluline, see keskkond on ju, kus me oleme, kellega me ennast ümbritseme ja jah, selles suhtes oli ka sul õigus, et ma sõpru ma hoian väga. Et sõbrad on justkui jah, mul teine pere, et see on jah väga tähtis. ja see kumab välja, et see on ülilahe. Nii et üliäge on kuulata, Auliki, sind ja see vestlus võiks, ma arvan, kesta veel mitu tundi, aga kahjuks meil on time limit, et igal juhul ma olen mega tänulik, et sa aega leidsid, sest ma tean, kui väärtuslik see aeg sul on ju. Ja saatsin pere praegu välja, nad on väljas, teevad kulupõletavad praegu, ootavad, kui nad tuppa saavad tulla. Näed, väga hea, jälle kõik ära, maksimaalselt kasutatud aeg on ju, kõik saavad hästi teha. Et mis on siis üks selline mõte või soovitus, millega sa jätaksid meie kuulaja, kes siis tahab olla ilus, näha välja edukas, samal ajal on ema ja peab nende rollide vahel laveerima, et mis see mõte oleks, mis sa ütleksid? See mõte võib-olla olekski see, et esiteks emadele nagu kuidagi ma arvan, et meie ühiskonnas on nii suur surve nendele emadele pandud, et võib-olla emad võiksidki natuke chillimalt võtta. Et alati ei pea olema kõik, ma ei tea, kodukorras või kõik tehtud ja ei pea võib-olla ka mingite ühiskondlike normide järgi kogu aeg nagu käituma või kuidagi mulle endale ka võib-olla emana nagu tundus, et oi, ma ei loe mingeid raamatuid, kas ma nüüd olen halb ema selle pärast. Et ma arvan, et emaduse puhul on see, et igaüks teeb täpselt nii, nagu ta ise nagu arvab, kuidas tema lastel on nagu hea on. Aga võib-olla emade puhul, mis minu jaoks küll number 1 on see, et tuleks võtta nagu see oma aeg, kus ennast nagu laadida. Et sellepärast ka mina tööd tegin ka juba beebi kõrvalt, sest et ma tundsin, et töö nagu laeb mind. Et mitte see, et mõni ütleb, et ta läheb spaasse või puhkama, siis minu spa on nagu kliendiga shopping, sest et ma saan nagu sealt selle kätte, mis minul vaja on, et jälle nagu tunda ennast nagu hästi. Et kui ongi see, et ma ei tea, alguskuudel, ma ei tea, oled magamata või väsinud ja selles mingis rütmis, et siis kuidagi see on nagu oluline ja mul on väga hea meel, et mu abikaasa saab nagu sellest aru, et ma ei ole see inimene, et isegi kui ma haige olen, siis kui ma olen juba 2 päeva kodus niimoodi, et ma olen haige pikali või kodused päevad, siis ma olen mingi, et okei, et mulle nüüd natuke aitab juba sellest kodus olemisest, et kuidagi, et see muidugi ei ole kõikide inimeste puhul, aga et iga naine võiks ja iga ema võiks leida nagu selle enda laadimise, millega ta ennast nagu maha laeb nagu, et tulla jälle tagasi koju nagu värskena puhanuna, sest et ega ju laps ka ei taha seda ema, kes on nagu väsinud ja kes on selles virvarris ja selles rattas nagu. Ja nüüd, kui peaks mõtlema nüüd see ema veel ka riiete peale, siis sealjuures ongi oluline nagu see, et need asjad, mis kapis nagu on, et need võikski olla siis kvaliteetsed, et kui ei jõua nagu muidugi tervet kappi välja vahetada, siis vaheta kas või üks outfit välja. Üks outfit, mis on nagu pealaest jalad allani nagu kvaliteetne, sa paned selle selga, sul on hea olla, sa tunned ennast seksikalt, sa tunned ennast hästi, sest see on ka põhiküsimus, mida ma tegelikult alati küsin, kui ma lähen inimese kappi, et näita mulle seda outfit'i siit kapist, mis on sinu go-to outfit ja enamus kordadel inimene ütleb, mul ei ole seda. Ja isegi kui ta näitab seda, siis need ei ole nagu need. Et see oleks nagu vajalik. Seda enam, et kui ma saan aru, et kui inimene on värskelt saanud emaks ka, et siis kannatab tihti ka suhe, eks ju, ja sa ju tahad tegelikult ka olla oma kaaslasele nagu seksikas ja ilus ja kõik, et siis vahetage jah, kas või välja nagu see üks outfit, et tegelege ainult selle ühega siis, kui kõike muu tundub nagu hoomamatu ja ei jõua, et ma arvan, et see on nagu tehtav. See on hea point ka veel, et see on suhtele ka veel kasulik. Ja, et ma alati kusjuures toonitangi, et kui ongi mingid sellised väga värsked emad, kes saavadki niimoodi kodust välja shoppama, et kutsutakse hoidja, see on pigem nagu sündmus neile, et siis ma alati nagu ütlen, et kuuled, et aga
davai, pane nüüd kohe kuskile restorani ära, aeg kirja ja lähete õhtust sööma või midagi, et uued riided ja kõik asjad, et ma leian, et see ka ja see kuidagi tõstab ka naise enesekindlust, et mul üks mees just nüüd ütles, kes naisele kinkis, ütles, et tead, et nagu, et ma näen, et tas kohe õhkab nagu mingit nagu siukest naiselikkust nagu rohkem. Et nii, kui ta sealt shoppingult nagu tuli, et ta oli kohe nagu enesekindlam ja nagu seda on nagu nii hea kuulata, et mitte, et ma ei muuda ainult võib-olla nagu seda riiete asja, vaid ma muudan ka seda, et inimene suhtub endasse nagu paremini. Ja see ka on tegelikult ju kurb, kui me võib-olla oleme enda vastu nagu halvad. Et võiks nagu enda vastu nagu paremad olla. Ja väga-väga tõsi. Nii et riided mõjutavad rohkem, kui me oskaks arvata. Lahe. Auliki, kui keegi nüüd tahaks jälgida, ma tean, et sa postitad nii lahedaid häkke ja nippe ka ja nendest garderoobidest, et mis on kõige paremad kohad sind jälgida? No ilmselt ikkagi Instagram, kui ma ei ole väga, ma ei tea, mis häkke sina näed, ma ei ole väga suur postitaja. Nüüd mingit reisi ja neid siukseid asju ma postitan ja aeg-ajalt postitan küll jah kappidest, aga see kliendiga aeg on minu jaoks kuidagi nagu selline nii nagu sihuke intiimne ja väärtuslik ja sihuke nagu püha, et siis ma tihti võib-olla ei võta isegi telefoni välja kapikoristuse käigus, et võib-olla mingid kapid, kus mul nüüd tuleb meelde, et teeks siit nagu pildi, et siis vahepeal võtan või kui on, ma ei tea, mingid nõukaaegsed puid, mida ma pole varem näinud, siis ma olen teinud nende story'sid, aga tihti ma jah kapikaristusel nagu ei võta telefoni välja ja shoppingutel ka väga harva, ja väga paljud inimesed ei tahagi, et mingid story'sid nagu tehakse ja see on väga okei, et ma väga austan neid ka nagu, aga ikkagi Instagram ja, et muus osas jah, ma lihtsalt ei jõuaks mingeid muid asju veel nagu teha, et sealt tuleb juba mingi piir nagu. No äge, ma üldse ei tahaks sind soovitada teistele, aga tegelikult ka, et ma tunnen, et sa oled ikkagi minu elu väga palju mõjutanud ja minu suhtumist nii elusse kui see endasse, täpselt nii, nagu sa ütled, on ju, ja riietusse ja kõigesse ja samas ma näen nagu lainetusena seda enda ümber ka. Nii et kui kellelgi õnnestub Aulikiga aeg saada, siis oled või sees, on ju, aga lihtsalt ma olen mega tänulik, et sa tulid, et sa jagasid nii ausalt, otsekoheselt ja siiralt, nagu sa alati seda teed. Ja kuulajale ütleks ka, et võta siit siis see kõige olulisem ja see, et sa mõtled, et mida sina väärt oled ja tegelikult sa oled väärt kindlasti nii palju rohkem, kui sa arvad. Ja kui sul on mõni äge sõbranna või sõber, siis jaga seda podcast'i temaga ka, sellepärast et ma arvan, et siit tuli täna väga-väga palju häid mõtteid ja häid taipamisi. Nii et aitäh, Auliki, ja aitäh kõigile, kes kuulasid. Aitäh, et sa kutsusid mind. Tšau. Tšau.